Üle pika aja jälle garaažis ja teeme mootorit edasi. Viimasest korrast on ikka väga kaua möödas. Aga nii lihtsalt käiski või? Valmis. No selge. Pange rõhk peale. Mitu barri läheb? Kõik. Nüüd kui see mootor hakkab juba väikselt mootorit meenutama, on autol kõiksugu teljed ja pidurid ja asjad küljest ära võetud. No, siin ees veel mingid vanad on. Samas, kui me vaatame siia tahapoole, siis siin on tühjus. Kõik need jupid lähevad meil värvimisse ja kokku lähevad siis polupuksidega. Õõtsad saime ka, S2 omad. Nendega siis ei ole ohtu, et nad meil pooleks lähevad. Ülemised õõtsad on ka sellist samast materjalist, ma üritan neid otsida siit. See on ka siis terasest. Uuematel mudelitel on juba lihtsalt tavaline plekk. Ja poldi augu valem muutub ka siis, et 4 poldiga ratastest saavad 5 poldiga rattad. Et lõppidee on need samad väljad, mis meil S4-l olid, tuleb siia alla panna. Mis asja nussid siin? Mõtlesin 2 tükki on puudu, neid ongi 8 või 10. No meil on kõik need asjad siin väga pikalt lahti olnud ja need on kuivad, siis kõik uued poldid tuleks ilusti. Mida vittu sa teed? Ma mõtlesin teist otsa. No aga see on see, mis on oluline. Läheme põlemas. Ja nii kauaks need kaaned siis puhtad olidki. Mäksitakse ära kohe. Sisse üritada. No jah, põhimõtteliselt kõik need 16 polti on vaja siit läbi pista ja lähevad sisse ning siis hakkame juba kinni keerama. No jah, see ei ole meil siin mingi lambiämber, meil siin need on hüdrotõukurid olid siin aasta aega õlises ilusti, et need ei tohi ka kuivale jääda. Muidu nad hakkavad kõvasti lagisema. Solid lifterid. Nii saime kaaned juba põhimõtteliselt peale. Nüüd pistame siia ka tõukurid sisse. Ei lähe. No selge, võta maamri. Jääb ilma. Siit ilusti õli, puhta õli seest tulevad. Nagu ludinal. Nii, vahepeal on siis juba turbot külge saanud ja käib nukkade ja ketipingutite paigaldus. Siis samamoodi on kõik paigaldusmäärdega ilusti üle määritud. Varsti tulevad siis nukad siia vahele. Nüüd on asjad juba vaikselt sealmaal, et hakkame rihma peale panema. Siia alla sai siis pillet vändakäbi. Ehk siis ei tohiks meil mitte kunagi katki minna. Pluss siis see polt läks ka uus. Sest Ventwelli poldid on tehtud sedasi, et nad venivad välja ja teist korda neid kasutada ei saa. Üleval on meil siis siin nukkvellid sees, ketid peal. Põhimõtteliselt jah, viimased viimistlused. Siin on meil karbitäis asju. Siit me järjest võtame tihendeid, rullikuid, pinguteid, värke. Ja siis paneme kõik selle asja vaikselt kokku. Eks varsti näeme ka siis lõpptulemust. Vahepeal oleme jõudnud plekid siia ära paigaldada, need, mis jäävad hammasrataste taha. Lisaks läksid paika jahutusvedeliku torud. Kõik said uued tihendid, värgid. Ehk siis siit üks toru on siin selle all veel. No enam-vähem paistab. Põhimõtteliselt siit torust tuleb siis ühendada voolik veel siia. Ja siin all on meil üks toru ots veel. See, mis siit paistab. Ja see tuleb ühendada siia parempoolsesse auku. Nii, aga nüüd ongi käes see pidulik moment, kus lähevad külge kõik uued hammasrihma vidinad. Kõik on siis tudjad ja rihm on meil Gatesi Racing. Kuna pole vaja, et hambad maha tõmbaks ja klapid pähe käiks. Aga kas midagi hakkame paigaldama. Show me how you do it. Mis arvad, ma mäletan, kui ta pidi see käis või? No ise võtsid ära.
Vau, sa mäletad see, kes seal on? see Bolt oli seal ees ja samasugune. Oot, siin on uus Bolt kaasus. Jah, vana oli sul sees. jah, Bolli toogus on vaata. Kuskilt käib see. See käib äkki vastu seda, vaata seda, kui tõksutid siin. See tõksuti käib selle splindi kõnjaga. Ma ei tea, äkki läheb nii. Vaatame pärast seda lahti keerata. Ja sellest on ju põhimõtteliselt aasta möödas, kui kõik laiali sai võetud. Seega pole ime, kui vahepeal midagi meelest ära läheb. Siin on see reguleerimisruum. Kus see kuskile kinni jääb. Okei. Nii ta vist käib. Väga hea, väga hea. Peaks keneka ka mingit pervut värvi. Lilla. Nüüd läheb granaat ka paika. Ma ei saa praegu mitte midagi ära. Noh, see lükkagi selle pingule. Okei. Minu meelest. Ma ei tea, keerame kinni. Üks see rihk, kui see midagi peale panna, siis saab hakkab aru saama, kuidas ta nagu jookseb. No jah. Praegu ei saa midagi aru. Saime viimaks rihma peale. See racing rihm on suhteliselt kõva. Et seda annab ikka siin ikka peale settida. Aga jah, nüüd tuleb see pidulik moment, kus tõmmatakse splint ära. Olge lahke. Midagi ei juhtunud. Jah, see rihm on lihtsalt niivõrd kõva, et see on juba ilma pingutita pinges. Nüüd, kus kõik rihmavahetuse abinõud on eemaldatud, nukkvellide rakis ja ventveeli lukusti, oleks aeg kontrollida, kas see mootor ka ringi käib. Ehk siis võite panna võtme peale. So far, so good. Pingutid klopsivad. Ma arvan, see peab need... jah. No nüüd on ring peal. Suured augud on siin jälle. No jah, suured augud olid sees pool. Ja mis tunne on, käib ringi ja puha. Mis käib, jah? Nii et tundub, et siiamaani on kõik läinud õieti. Niimoodi vaadates väga palju on lõpuni ei olegi. Mis sest, et alles pool autot on siin nurgas. Noh, mootori osa seda peal ongi. Ja saimegi katted peale lõpuks. Mootor käib ilusti käsitsi ringi. Kui nüüd kõik õlitorud ja asjad ka külge saaks, siis põhimõtteliselt oleks võimalik starteriga hakata seda ringi ketrama. Lisaks varem oli meil see probleem, et kütuselatid jäid plokikaane otsa taha kinni. Proovisime siis erinevate lauajuppidega, kui palju vaja oleks. Tundub, et see laud on 2,5 sendine. Et põhimõtteliselt 3 sentimeetrit ning kollektor tõuseb ideaalselt kõrgele. Ehk siis küttelatitorud pääsevad ilusti mööda. Ning sellega on ka see probleem lahendatud. Siin oleks jah, mõningad katkised voolikud asjad veel võtsime küljest ära nagu siin samas. Need asendame kõik silikoonidega. Siin mootori taga on ka suhteliselt vähe asju. Siin need väiksemad tilad on siis turbo vesijahutuse jaoks. See suur keskmine on karturi tuulutuse oma. Ja mõningad otsad tulevad siia veel ja üritame võimalikult lihtsame selle hoida. Siinkohal sellega siis täna lõpetaks ning järgmine kord jätkame siit, kus pooleli jäi.